Trump paljastab Kuuba režiimi pettuse, tuues avalikkuse ette vastuolu, mida diktatuur on alati püüdnud varjata. Samas kui Havana juhtkond süüdistab Ühendriike Kriigis saare hädades, otsesed sugulased, kes on tihedalt seotud kastrismi siseringiga, elavad Floridas, reisivad, kasutavad Ameerika vabadusi ja pääsevad viletsusest, millega Kuuba rahvas iga päev silmitsi seisab. Sel esmaspäeval 2026 aasta 8. juunil saab juhtum uut hoogu pärast Washingtoni uut pealetungi. Miguel Diaz-Canel, Liz Cuesta, Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espimi ja Castro Perekon aga seotud nimede vastu. Trumpi surve mõjutas raha, turismi, rahvusvahelisi maksekaarte, välisettevõtteid ja nüüd ka režiimi moraalset mainet. Alejandro Castro Espimi elab Ayalias Kuuba pagulaste südames ning Alejandro Castro Espim on Kuuba luure mõjuvõimas tegelane ja Raul Castro poeg. Ameerika Ühendriikides, samal ajal kui diktatuur jätkab Havannas võimu säilitamiseks Ameerika vastase retoorika müümist. Mida Kuuba eliit varjas? Miks ta põgeneb Ameerika Ühendriikidesse? Kuidas Trump pööras selle silmakirjalikkuse režiimi vastu? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Rünnak algas diktatuuri jaoks tundlikumal rindel. See algab nüüd. Trumpi valitsus kehtestas uued sanktsioonid Kuuba režiimi kesksete tegelaste vastu ja laiendas survet saare sõjalise võimu struktuuridele. Nimekirjas sattusid Miguel Diaz-Canel, tema abikaasa Liz Cuesta, ka supoeg Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espim ja Raul Alejandro Castro Calles, Alejandro poeg. Samuti lisati nimekirja Kuuba poliitilise ja sõjalise aparaadiga seotud üksused. See samm polnud ainult sümboolne. See blokeerib Ameerika jurisdiktsiooni all olevad varad, piirab finantstehinguid ja hirmutab iga ettevõtet, kes veel üritab teha äri kastristliku juhtkonnaga. Just seal hakkab diktatuuri narratiiv kokku varisema. Režiim on alati püüdnud müüa ideed, et Ameerika Ühendriigid on väline vaenlane, süüdi vaesuses, elektrikatkestustes, toidupuuduses ja saare kokkuvarisemises. Aga isegi kommunistlik eliit ei ela nagu Kuuba rahvas. Samal ajal kui tavaline töötaja seisab silmitsi järjekordade, elektrikatkestuste ja madalate palkadega, elavad režiimijuhtidega seotud pered Miamis, Madridis ja teistes mugavuskeskustes. Kõned on suunatud Washingtoni vastu, kuid varjupaik leitakse Ameerika Ühendriikides. Kõige silmapaistvam juhtum puudutab Ana Anadis Cardeiro Pachecot, kes on Ana Anali Lilian Rueda Cardeiro ema ja Alejandro Castro Espimi abikaasa. Martin Noticiasi avaldatud uurimise kohaselt saabus ta Ameerika Ühendriikidesse algselt turismiviisaga. Seejärel reisis aastaid sageli ning sai 2023 aastal Kuuba kohandamisseaduse alusel alalise elamisloa. Sellest ajast alates avaldatud andmete kohaselt jätkas ta Kuubale reisimist. Teinituta Meurici Cel Rueda Cardeiro, Alejandro Castro Espimi naine elab samuti Lõuna-Floridas ja tal olevat juba Ameerika kodakondsus. Mõlemad on seotud Hialeaga, linnaga, mis on tuntud ühe suurima Kuuba pagulaskogukonna poolest Ameerika Ühendriikides. See vastuolu on tõsine, sest Alejandro Castro Espim ei ole suvaline tegelane. Ta on Raul Castro poeg, on aastaid tegutsenud Kuuba julgeolekuaparaadis ning teda peetakse mõjukaks tegelaseks võimustruktuuris, mis ümbritseb diktatuuri. Samal ajal, kui ta kirjutab, ilmub üritustel ja hoiab ranget joont Ameerika Ühendriikide vastu. Naudib tema poliitiline perekond just seda süsteemi, mida režiim avalikult ründab. See ongi see farss, millele Trump aitab lõppu teha, kui ta paneb Castro perekonna ja nende käsilased reaalse surve alla. Uurimine tõi samuti välja Rueda Cardeiro perekonna mineviku režiimi sees. Ana Anali ja Meurici isa oli Hugo Leandro Rueda Homarron, kolonel, kes oli seotud Kuuba revolutsiooniliste relvajõududega ning oli seotud sõjaväelise aparaadiga saare idaosas. Teda esitleti kui kastrismi usaldusisikut, kellel oli aastakümneid režiimi toetanud struktuurides taust. Perekond, kes on nüüd seotud eluga Ameerika Ühendriikides, ei lahkunud Kuuba mahajäetud äärelinnast. See punkt lükkab ümber diktatuuri vana vabanduse. Siin ei ole tegemist tavaliste kuubalastega, kes põgenevad viletsuse eest vabaduse otsingul.
Arutluse all on hoopis süsteemi tippu kuuluvate inimeste perekond, kes kasutab Ameerika ust. Samal ajal, kui režiim jätkab opositsiooni mahasurumist, ajakirjanike vaigistamist, ettevõtete kontrollimist ja riigimasina kasutamist omaenda eliidi rikastamiseks. Kuuba rahval sellist valikut ei ole. Kes kritiseerib diktatuuri saarel, kogeb survet, jälgimist ja hirmu. Need, kes kuuluvad võimuringkonda, saavad vabalt liikuda, reisida, elada välismaal ja säilitada sidemeid Havannaga. Majandussurve on samuti juba hakanud andma nähtavaid tulemusi. Välisettevõtted, mis on seotud turismi ja finantsteenustega, taandusid pärast Donald Trumpi poolt 1. mail 2026 allkirjastatud täidesaatvat korraldust. Hotelliketid nagu Blue Diamond ja Iberostar on eemaldunud GAESA sõjalise konglomeraadiga seotud struktuuridest. Kuuba keskpank teatas samuti, et Visa ja Mastercardi teenused lõpetavad saarel töötamise. Sanktsioonide riski tõttu, mis on seotud Finsimexiga, mis on seotud sõjaväe kontrollitava süsteemiga, see samm tabab režiimi just seal, kus see kõige rohkem haiget teeb. Kuuba sõltub turismist, rahaülekannetest, välismaistest finantstehingutest ja välisettevõtetest, et toetada majandust, mis on juba lämbumas. Kui Donald Trump sihib GAESat, sihib ta mehhanismi, mida paljud analüütikud peavad üheks suurimaks majandusliku kontrolli hoovaks diktatuuri all. See ei ole rünnak tavalise kuubalase vastu. See on rünnak masinale, mis haldab hotelle, raha, ettevõtteid, kaarte ja privileege, samal ajal kui elanikkond elab puuduses. Havana reaktsioon oli etteaimatav. Kuuba valitsus nimetas sanktsioone agressiooniks, rääkis suveräänsusest ja püüdis muuta sanktsioneeritud tippjuhtkonna ohvriks. Aga probleem on selles, et tegelikkust on nüüd raskem varjata. Díaz-Canel, Manuel Cordab Ameerika vastast kõnet. Liz Cuesta võib öelda, et tunneb au olla nimekirjas. Ja Bruno Rodriguez võib süüdistada Washingtoni sekkumises, kuid järele jäänud mulje on hoopis teine. Režiimi eliit kritiseerib Ameerika Ühendriike avalikult, kuid jookseb Ameerikasse, kui vajab turvalisust, mugavust ja tulevikku. Manuel Anido Cuesta sattus samuti rünnaku keskmesse. Ta on Liz Cuesta poeg ja Miguel Díaz Calderoni kasupoeg. Tema lisamine sanktsioonide nimekirja näitab, et Washington ei vaata ainult ametlikke positsioone, vaid ka perekondlikke võrgustikke, lähedasi tegutsejaid ja inimesi, kes võivad toimida režiimi varalise või poliitilise pikendusena. See on oluline muutus. Kuuba diktatuur on alati ellu jäänud, peites võimu sugulaste, vahendusettevõtete, sõjaliste struktuuride ja majandusliitlaste kaudu. Nüüd on Ameerika sõnum lihtne. Perekonna nimi, sugulus, side ja poliitiline kasu on samuti tähelepanu all. Raúl Alejandro Castro Cajes, Alejandro Castro Spini poeg lisati samuti nimekirja. See fakt suurendab rünnaku kaalu, sest näitab, et surve ei piirdunud ainult vana Castro põlvkonnaga. See mõjutab pärijaid, noori tegutsejaid ja inimesi, kes võivad saarel äri või mõjuvõimu säilitada. Dünastia, mis püüdis muuta Kuuba perekonna omandiks, seisab nüüd silmitsi põlvkondi läbiva survega. Probleem pole ainult selles, et keegi elab Ameerika Ühendriikides. Probleem seisneb selles, et kastristlik eliit kasutab Ameerika vabadust, samal ajal kui režiim mõistab selle sama vabaduse sisetarbimiseks hukka. Ja nüüd, kui Havana püüab sanktsioonide vastu protestida, näeb maailm pilti, mida režiim kõige rohkem varjata soovis. Kommunistlik eliit räägib rahvale revolutsioonist, kuid valib oma perele Ameerika vabaduse. Mina olen Milson Alves, global internatsionalist ja minister. Minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.